Tõnuga me sellel aastal, head sõbrad, natukene tahame teid harida selles vallas, kuidas teha hästi odavalt suvel süüa, eriti mis puudutab just grillimist, mis on saanud ju Eestimaal tegelikult selliseks väga suureks rahvuslikuks, no kas nüüd öelda spordialaks, aga kindlasti selliseks meelistegevuseks, eriti suve alguses huugavad need grillid igal pool väga palju. Tõnu, mis me teeme siin kõigepealt täna siis selliseks esimeseks asjaks, mis oled valinud? No mina pakun välja, et teeme smashburgeri. Smashburger? See on midagi uut, vähemalt minul oli ta midagi uut. Kui ma sain selle grillpanni, siis mõtlesin, no mida sa ikka siin pannil teed, et teeks burgerit. Ja uurisin, tegin, proovisin, väga hea, võtsin ka kodukuhvikute päeva menüüsse. Milles see sõna on? Smash, segamini? See on purustatud. Et see ei ole valmis pihv, vaid on lihapall, mis purustatakse siin pannil. Aga ma usun, et te tahate juba kindlasti näha, kuidas see kõik käib. Ja ole hea, Tõnu, mis meil selleks vaja on? Meil on selleks vaja veise hakkliha ja eelistatult, soovitatult peaks see olema rasvasem. Minul on täitsa ostetud poest hakkliha. No see on kõige tavalisemalt pakis, mis müüakse. Täitsa tavalised ja juhuslikult eile oli liha, veise hakkliha odavam kui tavaline. Ütleme siis lehma hakkliha. Ja me teeme 100-grammised pallid, täitsa murran siit samast. Sa ikkagi kaalud üle, et oleks nagu enam-vähem kindel? Võiks olla. Aga kui need pallid lähevad suuremaks, ta ei ole ikka enam nii head, et see mass jääb siis ilmselt... Sa ei saa teda vajutada laiali. Kohe ma näitan, et ta läheb burgeri pressi alt välja, siis ta jääb selline nagu kohupiimakorp servad üleval. Kohupiimakorp. Pann peab olema küllaltki kuum. Näe, mul on siin 290 suisa. Ja nüüd tuleb tegutseda kiiresti. Kõigepealt. Kõige tavalisem või? Kõige tavalisem või. Teen siia 2 lõngast. Proovime, vaatame, kas see õnnestub. Surun ta ligi ja siis lükkan niimoodi eemale. Nii, näete, ei jäänud kinni. Aga miks? See on oluline asi. See on oluline, aga kui teil ei ole, võtate tavalise pannilabida. Nii. Ja surud laiali. Aga see on ikkagi hea, et sa pead nagu 2 käega seda ikkagi tegema. Ja et see võimalikult õhukseks saada. Nii, nüüd raputame pipart. Kõige tavalisem must pipar. Kõige tavalisem jahvatatud pipar. Soola, kuum. Nagu näete, rasvane hakkliha, rasv sulab välja. Ma ei saanud teda nii õhukeseks, kui ta peaks ideaalis olema, aga pole hullu. Ja nüüd praeme. Ühelt poolt mingi üle minuti. Nüüd üritame ringi pöörata. Ja kui ta ka läheb katki, ei ole hullu. Näe, ilus pruun karamelliseerunud. See ongi selle tavalise pihvi ja smashburgeri pihvi vahe. Juustust peale. See on tavaline võileiva juust. Jah, cheddar juustu võtsin. Nii, kuklid. See kukkel ei ole ka midagi erilist, see on tavaline... Tavaline poest ostetud. No minul on brioši kukkel. Meeldib lihtsalt rohkem. Sul tulevad kõik ilusasti mõnusalt armsalt pruunid, et ei lähe kuskilt midagi üle. Aga nüüd on see kaste. See on täitsa tavaline poest ostetud kaste. Salat, klassika. Siis paneme marineeritud kurki, ka ostetud poest, täitsa tavaline. Ja nüüd et niimoodi üksteise otsast niimoodi kenasti. Niimoodi ja nüüd. No sul on siin, see on see lihasibul, vabandust, tomat, et see oleks nagu kõige parem, aga võib ju täitsa, jah, no ma ostsin meelega, et oleks ilus suur, kui on väiksemad tomatid, no paned rohkem. Nii, marineeritud sibul. On see ka ostetud või sa ei teed ise? Selle ma tegin ise. Ja siis on smashburgeri serveerimisel, haaramisel, Ameerikas vähemalt, on selline võte, pannakse siit niimoodi peale. See on mul pitsakarbipaber pooleks, kolmnurgaks väänatud. Niimoodi. Smashburger. Smashburger,
sõbrad, meie esimene selline kena roog siin koos Tõnuga tehtud, nii et kohtume juba järgmisel korral. Aitäh! Proovige ka ise ja andke meile Facebookis teada, kuidas välja tuli. Siinkohal ka retsept veishakkliha, millist soovite, parem rasvasem, salatilehti, kastet vastavalt meeleolule, marineeritud sibul ja marineeritud kurk.